Kas otsid oma ärile uusi kasvu- ja innovatsioonivõimalusi? Siis oled jõudnud õigesse kohta. Kasvuminutite saates sukeldud kiire innovatsiooni ja koosloome maailma, kus räägime sellest, kuidas luua kaasaegseid ja kasutajasõbralikke digiteenuseid. Mina olen saatejuht Andres Kostiv, disainisprintide ja strateegiasprintide agentuurist Futurist. Saate külalisteks on oma ala eksperdid, kes jagavad oma kogemusi erinevatest metoodikatest ning arutame koos, kuhu on trendid mujal maailmas liikumas. Alustame koos kasvurännakut. Tere kõigile, mina olen Tiina Hiller, olen Futuristi partner, töötubade fassilitaator ja koolitaja. Ja mul on täna au vedada kasvuminutite podcasti Andrese asemel. Ja mul on külas täna Aive Uus. Tere, Aive! Tere, väga meeldiv siin olla. Aive on pikaaegse tarkvara- ja tootejuhtimiskogemusega ja ka ettevõttejuhtimiskogemusega ja tänane veab ka iduettevõtet GoThinker. Ja me oleme Aivega täna võtnud siis teemaks koosõppe ja koosloome. Aga väga tore, Aive, et sa tulid ja nagu ma mainisin ka sissejuhatuses siin juba palju selliseid huvitavaid märksõnu sinu kohta, et oled töötanud pikalt tarkvaraarenduses ja tootejuhtimise vallas ja juhtinud tootejuhtimisorganisatsiooni, tarkvaraettevõtet ja täna ka iduettevõtja, et räägi alustuseks meie kuulajatele, et sellest huvitavast teekonnast, et kuidas sa oled jõudnud selleni ja ava veidikene neid samme. Ja see teekond on olnud väga põnev. Võib-olla siis alustaks sellest, et kõigepealt läksin ülikooli õppima informaatikat ja see valik oli täiesti selline juhuslik, seal ei olnud teadlikkust taga. See oli umbes selliselt, et minu pinginaabri õe pinginaaber ütles, et tema vend õpib informaatikat ja see on vahva. Ja siis mõtlesime, et lähme proovime ka. Aga niimoodi ma sinna sattusin ja tegelikult siis olen tarkvaralahendustega kogu elu kokku puutunud. Olnud seal väga erinevates rollides, hästi natukene alguses kirjutanud ka ise koodi, aga tegelikult siis teinud läbi sellised klassikalised rollid, analüütik, ärianalüütik, tiimijuht, Scrum Master ja nii edasi, kuni siis lõpuks olin tõesti tarkvaraarendusettevõtte juht ka ja kasvatasin tarkvaraarendusettevõtet. Aga see teekond on olnud selline pidev juurdeõppimine, ehk et kui võib-olla selline esimene pool oli hästi traditsiooniline, siis ühel hetkel ma tundsin, et kuidas edasi saaks ja siis tuli minu ellu agiilne arendus, tuli väga julge kliendi läbi, kes oli tegelikult riigiametis ja ütles, et okei, et hakkame nüüd ka ikkagi agiilselt arendama ja tänu sellele sain ma selle kogemuse, et kuidas tegelikult üks tiim võiks koos toimida, ilma et seal peavad olema täpsed projektiplaanid ja projektijuhid, kes ütlevad igale ühele ette taaske, mida teha, vaid päriselt ka tiim hakkaks koos tööle. See oli selline esimene suurem murdepunkt minu teekonnas, kus ma tegelikult muutsin oma lähenemisi hästi palju. Ja siis võib-olla selline teine suurem murdepunkt oli see, kui ma sellest tarkvaramaailmast astusin sammu eemale ja tutvusin tootearendusmaailmaga, ehk et tarkvara üksi ei loo väärtust, kui teda pole kellelegi vaja. Seega läksin siis sinna maailma, et tegelikult mis tähendab tootejuhtimine, kuidas tegelikult siis teha tooteid, mida inimesed päriselt ka vajavad. Ja niimoodi see teekond on olnud. Kui ma olin ettevõtte juht, siis sain ka läbi teha huvitavaid kasvufaase. Ehk et kui ma alustasin selle ettevõttega, oli seal 30 töötajat ja siis kasvatasime seda ettevõtet 120-ni, tänaseks on see veel edasi kasvanud ja seal oli ka siis väga põnev teekond näha, et kuidas tegelikult ettevõtte kasvades ka jällegi erinevad vajadused muutuvad. Väga lahe teekond, et
mainisin siin alguses ka seda idusektori poolt, et sa täna peale seda pikka teekonda läbi erinevate ettevõtete siis otsustasid, et aeg on nüüd, tegelikult juba mõnda aega tagasi, eks ju, et aeg on nüüd küps, et tuleb teha oma ettevõtte, et äkki räägid ja avad natukene täpsemalt ka GoThinkeri saamislugu ja kuidas see sinu senine teekond viis sind selleni, et sa otsustasid alustada siis GoThinkerit? Ma arvan, et suhteliselt peale seda, kui ma selle tootejuhtimise maailmaga tutvusin, tulid ka startupid mu ellu ja mulle startupid hästi meeldivad, sellepärast et startupides on vaja otsida seda efektiivsust, olla nutikas, leida häid lahendusi ja minu jaoks võib-olla miks kohati osad suured ettevõtted on minu jaoks keerulised, on see, et ma lihtsalt näen seal nii tohutut raiskamist ja ma tunnen, et ma pean tegelema asjadega, mis ei loo väärtust. Ma ei arva tegelikult, et suured ettevõtted peaksid sellised olema ja kõik ka ei ole, aga lihtsalt seda on ikkagi palju näha ja sellepärast ma kuidagi väga tugevalt armusin sellesse startup maailmasse ning juba siis oma eelmises töökohas ettevõtte juhina tegelikult me tegime paljude startupidega koostööd, aidates neil arendada esmaseid MVP-sid ja ehitada siis ka oma siis tooteorganisatsiooni skaleeruvust ja kõike seda poolt, et minu jaoks siis tegelikult see tarkvara pool ja siis see äripool on hästi tihedalt seotud ja ma võitlen nii tugevalt selle vastu, et sinna seinasid vahele ehitatakse, et võin pärast tuua näiteid, et kuidas tegelikult müük, turundus ja siis arendus peaksid palju lähedasemat koostööd tegema. Aga kuidas ma jõudsin GoThinkerini oli siis ikkagi läbi iseenda valude, et olles tegevjuht alguses ettevõttes, kus üldse teisi selliseid juhi rollis inimesi ei olnud, et olid arendajad, tehnilised inimesed, siis ma tundsin väga puudust sellest, et kellegiga enda väljakutseid jagada või kellegiga siis kirglikult rääkida sellest, et kuidas olla parem juht või kuidas lahendada mingeid olukordi. Ja juba siis ma ehitasin endale ise mastermind grupi, ehk et võtsin kokku oma tuttavad juhid, ütlesin, kuulge, kas teil on ka vahel seda üksinduse tunnet, et hakkame koos käima ja jagame seda. Et mastermind grupi mõiste oli tol hetkel mu jaoks suhteliselt võõras veel, aga lihtsalt see tuli nii intuitiivselt. Ja me saimegi kokku, aga mis ma siis juba tol hetkel nägin, oli see, et me saime kokku 3 korda, aga tegelikult need kohtumised tahaks rohkem ettevalmistust, tahaks struktuuri, tahaks vedamist ja kuna siis selleks polnud kellelgi aega, siis ta vajus ära. Ja see on üks probleem, mida me GoThinkeriga täna lahendame. Nüüd teine külg oli see, et ettevõtte juhina tegelikult toetades inimest ja inimeste arengut, mis minu jaoks on hästi tähtis, ma nägin hästi palju seda, et eriti kui me räägime kogenud inimestest, siis ei ole tänases maailmas puudust teadmistest, et teadmised on meile nii kättesaadavad, raamatud, internet, tänasel päeval ka AI, et nii-öelda see uute teadmiste leidmine on tehtud suhteliselt lihtsaks, aga arusaamine, kuidas seda teadmist rakendada reaalselt enda tänases töös, on see, kus tegelikult tekib see väljakutse. Ja seda ma siis ka tegin nii-öelda manuaalselt inimestega juhendades ja toetades neid, aga jah, ühel hetkel tundsin, et see on laiem probleem ja see on midagi, mida maailm vajab, et proovime seda siis lahendada oma startupiga. Ja jah, et nii sai GoThinker alguse tegelikult siis lahendades mu enda tekkinud probleeme. Aga kas sa kuulajatele võib-olla hästi niimoodi lühidalt seletad ka, et GoThinker on, et ta ei ole, eks ju, lihtsalt nii-öelda siis community või need mastermind grupid, aga tegelikult on teil oma nagu tehnoloogia, et mida te ehitate, et võib-olla lühidalt natukene avad seda ka, et mis see lahendus on ja kuidas see GoThinker täna toimib?
Ta toimibki jah selliselt, et meil on oma platvorm, mis on spetsiaalselt sellele, et mastermind gruppe heal tasemel läbi viia. Ehk et me alustame sellest, et kuidas tegelikult gruppe kokku komplekteerida algoritmiga, et sarnased inimesed sarnases faasis, see ei tähenda, et neil peaks olema nüüd täpselt sama kogemus, pigem vastupidi, aga ikkagi nii-öelda selline ettevõtte faas ja sellised põhialustalad on neil sarnased, et see nii-öelda grupi kokkupanek on juba oluline osa sellest. Siis järgmises etapis me selles grupis tekitame sellist usaldustunnet, ehk et kuidas siis avada inimesi, kuidas tekitada seal see päriselt tiimitunne, psühholoogiline turvatunne. Ja siis, kui see on olemas, siis me oma platvormiga süstematiseerime ära selle, kuidas need kooskäimised välja näevad. Ehk et nad on 2 nädala tagant 1,5 tundi ja neil siis on alati mingi selline kitsam teema, et isegi kui grupp on ise tootejuhid, siis iga kord on mingisugune väiksem teema ja platvorm siis aitab seda läbi viia sellisel mängulisel moel, et kõik on kaasatud, kõik jagavad, ei ole 6-liikmelised grupid on, ei ole sellist vaikuse hetke, aga samas jah, kõik nagu saavad jagada siis enda osa ja teisest küljest siis kasutame seal selliseid coachingu võtteid, et kuidas platvorm siis suunab inimesi jagama just neid kohti, et mis neid täna takistavad, kuidas neid takistusi ületada ja iga kohtumine lõpeb siis sellise on the job working eksperimendiga, kus inimesed leiavad mingi praktilise asja, mida nad järgmise 2 nädala jooksul oma töös järgi proovivad ja järgmine kord, kui grupp kohtub, siis nad jagavad, et kuidas see läks. Ehk et muudab sellise nii-öelda katsetamise, õppimise, jagamise hästi lihtsaks, mis oligi siis mu enda varasem kogemus, et tegelikult see grupp laguneb ära, kui ta niisama käib koos, mis muidugi alati, kui on vedaja, siis toimib ka väga hästi, aga rohkem on nagu näha seda, et tegelikult, kui seal ei ole seda süsteemsust, läbimõeldust, õigeid küsimusi taga, siis ühel hetkel sealt enam väärtust ei tule. Ja meie siis grupid tegelikult alustasime veidike rohkem kui aasta tagasi ja sellised hästi käima läinud grupid ikkagi käivadki koos selline 9 kuud kuni aasta ja seal tekib see väga tugev sünergia ja väga tugev tugi ja ka teineteiselt õppimise koht. Aga see kõik ei tule iseenesest. Ja see, kui ma kuulen seda, et mida sa kirjeldad, et siis see kõlab justkui nii, et te olete selle tehnoloogia sisse nagu selle faciliteerimise elemendi ehitanud, et kui ma saan õigesti aru, et nagu sa ütled, et grupid võivad ju koos käia, aga kui keegi seal iseeneslikult, eks ju, seda juhi rolli ei võtta või läbiviimise rolli, et siis nad võivad laiali jaguneda. Just, jah, et seal jah on erinevad poolt, et ühest küljest siis natukene ka seda uut teadmist, struktuuri, teisest küljest jah, see läbiviimise oskus ja sellised mängulised elemendid, et tegelikult meil on ka partneriks selline iduettevõte Eestis nagu Koos, ehk et läbi selle siis 5% oma startupi osalusest jagame tegelikult inimestele läbi selle, kes siis seal aktiivsemalt on ja täiesti see toimib, et näen ka seda, et inimesed, kuna näiteks eksperimendi tegemise jagamise eest ka saab siis virtual share ehk et virtuaalosalust, siis inimesed ikka nagu natukene on see, et näed, ma ikkagi väike präänik on juures. Just, et muudab selle nagu lõbusamaks, et kõikidele ei toimi, aga jah, nagu see mingis mõttes nagu Duolingo on väga hästi osanud sellist õppimist mänguliseks muuta, siis meil on ka need elemendid seal sees. Väga lahe. Aga sa mainisid ka, et täna, ma saan aru, on suuresti tootejuhid või tootejuhtide keskne, et kui meid kuulavad ka erinevad nii-öelda toote-teenuse juhid, et kas seal on, et kas iga tootejuht võib sinna tulla või kuidas te inimesi valite, et võib-olla natukene seda osa ka avad? Ja täna me oleme avanud tootejuhtimise distsipliini, sest see lihtsalt oli mulle nii südamelähedane ja sellepärast oli hea sellest alustada. Me sellel sügisel
kas siin sügisel või talvel kindlasti avame veel mõned distsipliinid, et me oleme siin kaalunud keskastme juhte, arendusjuhte ja tegelikult on ka veel täitsa teises suunas mõtteid olnud, et siin valideerime veel turgu, et kus on vajadused kõige suuremad, aga täna on jah tootejuhtidele ja kuidas see käib, on see, et igaüks saab platvormile konto teha, aga seal siis ikkagi on näha sellised grupisuunad ja noh, me ka ise siis valideerime vastavalt onboardingu käigus vastatud küsimustele läbi, et kes kuidas kellega kokku sobib ja kahjuks tõesti päris igaühele täpselt seda sobivat gruppi täna veel ei ole, aga mida rohkem me saame andmeid, et mille järgi on vajadus ja millised inimesed siis tahaksid ikkagi mõnda gruppi kuuluda, et selle järgi me teeme ka siis otsuseid, et milliseid gruppe avada. Väga tore, ma väga loodan, et tuleb siis teisi valdkondi ka, et kes teab, võib-olla kunagi ka turunduse suunal midagi. Aga sa rääkisid ka sellest nii-öelda koosõppest, eks ju, et kuidas sul enda kogemuses, sul endal ise tundsid sellest puudust ja nüüd, kui sa vaatad neid GoThinkeri nii-öelda gruppe, et mis sa nagu ise välja tooksid või võib-olla nii-öelda nende inimeste kogemuses seal, et mida see nagu koosõppe nii-öelda, mis see koosõppe väärtus on, mis see neile annab, see koosõppe? Üks väärtus või mis nagu ikkagi kõige rohkem välja tuleb, ongi see, et see üksinduse tunne, et väga paljudel ja naljakalt ka suurtes ettevõtetes kohati isegi rohkem kui väikestel on inimestel seda üksinduse tunnet, et see ei tähenda, et neil ei oleks hea meeskond, aga jah, et nad ikkagi selles oma rollis ja oma asjades tunnevad ennast üksinda ja selline grupp siis aitab sellest edasi liikuda. Aga see on ka siis see julgus, et tegelikult kuulda ühest küljest seda, et näe, teistes kohtades on sarnased probleemid ja et ainult mina ei ole rumal, vaid tegelikult nagu tootejuht on väga vastutusrikas ja keeruline roll. Tootejuhina sa oled ettevõttes natukene nagu selline kõikidele teistele rollidele, ma ei taha halvasti öelda, aga siuke peksukott, sellepärast et arendajad ütlevad, et sa nagu oled halvasti ette valmistanud, müügimehed ütlevad, et miks sa nagu rohkem valmis ei saa, juhtkond ütleb, miks nagu rohkem kasumit ei ole, ma loodan, et see ei ole niimoodi, aga ikkagi nagu tootejuht on seal kõige keskel nii-öelda ja liimib nagu seda ettevõtet mingis mõttes kokku ja siis jah, nagu tunnetada ja saada seda julgustust ja seda ideed, et kuidas ikkagi teha ja kuidas, seal on nii sellised nagu, me oleme isegi tootejuhtide oskused jaganud 8, et tehnilised oskused ja siis just sellised emotsionaalsed ehk juhtimisoskused ja need kitsamad teemad siis tegelikult tulevad mõlemast suunast, et ühest küljest jah, nagu seesama, et kuidas selgitada paremini, kuidas kaasata paremini, et kõik see pool ja teisest küljest siis tõesti, et kuidas ka mingisuguseid tehnilisi oskusi paremini rakendada ja seda ikkagi tuleb nii palju välja meie gruppide tulemustest, et mingeid asju nagu julgetakse siis rohkem teha, sest jah, sa näed, et teistel on ka seda, teised kas siis on teinud juba seda või siis jah, aidatakse nii-öelda leida see lahendus just sellele kohale, et ta läheb nagu süvitsi. Miks on hästi tähtis meie lahenduses, et ühed ja samad inimesed käivad grupina koos, on see, et sa ei pea iga kord alustama oma ettevõtte tootest rääkimisega. Peale, ma ei tea, esimest kuud, võib-olla 2 kuud, tegelikult kogu grupp juba teab, et mis on teise tooted ja sa saad rääkida nagu detailsel tasemel oma väljakutseid, et jah, see aitab neid lahendusi läbi mõelda. Selle koosõppe puhul kindlasti, et oluline, ma saan aru, et inimesed tulevad sinna, eks ju, eks igaüks tuleb omal initsiatiivil, eks ju, mingi oma nii-öelda motivatsiooniga, kuivõrd palju sa, ma ei tea, oled uurinud või tead, et kui palju inimestel on ka see, et neil on see oma organisatsiooni või töökoha tugi, et kas on pigem see, et inimesed ise otsivad endale midagi lisaks või on ka nagu selline organisatsiooni teadlik nagu, et mine sinna, õpi, et see on hea koht,
et kuidas sa seda oled näinud? Meil oli alguses hästi põnev väljakutse, et kas me läheneme müügile selliselt, et me oleme B2B ehk et siis äridele või me oleme B2C ehk et inimestele. Ja tegelikult koht, kus me siis julgesime katsetada teistmoodi, kui võib-olla nagu harilikult tundub, oli see, et me läksime B2C rada pidi. Sest muidu nagu kõik hakkavadki küsima, et et järelikult te siin müüte siis HR-idele või niimoodi. Me just meelega loobusime sellest ja leidsime, et kaasaegsetes organisatsioonides tegelikult ikkagi inimestele jäetakse see vabadus ise leida ja valida, et milline areng just on see, mida nemad täna soovivad ja kuna me ikkagi tahame ka oma platvormile ainult inimesi, kes ise tahavad areneda, sest vägisi me ei pane kedagi õppima uut, et siis meie jaoks oli palju loogilisem lähenedagi ja selliselt, et me räägime inimese endaga, mis tähendab, et kõigepealt on inimesel endal soov oma töös paremaks saada ja siis loomulikult mingil kujul see organisatsioon peab seda toetama. Aitame siin võib-olla selgitada, miks need kohtumised peaksid olema töö ajal ja miks nad kokkuvõttes on palju kuluefektiivsemad kui siin kallid konverentsid ja muud sellist, mis on ka väga omal kohal, et me ei konkureeri sellega, aga me pakume hoopis teist lahendust hoopis teistsugusele inimesele, et seda kõike me aitame inimestel selgitada oma ettevõttes, aga alguse saab kõik sellest, et inimene ise tahab. Jah, absoluutselt nõus ja ma kujutan ette et see organisatsiooni inimene peab ise tahtma, aga see organisatsiooni tugi seal veel lisaks juures on, et siis on nagu topelt nii-öelda hea tulemus. Aga on ka, ma ütleks, on olnud täitsa selline 20-30% äkki neid, kes päriselt siis maksavadki ise, kui organisatsioon ei toeta. Sest nad ikkagi ise tahavad nagu nii tugevalt seda arengut endale. See on väga lahe statistika kuulda seda. Aga sa rääkisid ka ja me ütlesime ka, et meil on selle fookusteema on täna lisaks nii-öelda koos õppele ka koos loome, et sa oled ise selles mõttes nagu sa oma sissejuhatuses tõid nagu väga erinevates positsioonides olnud, eks ju, ka juhina, eks ju, nii kogu ettevõtte juhina kui ka tiimide juhina, et kui me räägime sellisest nagu koosloomest, et mis väärtust sina selles näed, et kuidas see on sind aidanud sellel teekonnal, et võib-olla alustame sellest otsast veidi arutamist. Nagu ma mainisin, siis üks selline koht, kus minu kogu maailm muutus, oli siis see, kui hakkasin tegelema agiilsete tiimide ülesehitamisega ja ega see ka ei tulnud iseenesest, et seal oli ka see koht, kus alguses justkui tegime by the book kõiki praktikaid, mis siis justkui Scrum ette näeb ja toimis ka, on ju, aga ikkagi ei olnud nagu päris see ja siis nagu eestlastega on, et ega see sellist nii-öelda lõpuni avatud tagasisidet võib-olla alati kohe ei saa, aga olime oma tiimiga jõulupeol ja siis kell 4 öösel hakkasid arendajad ütlema, et meil ikkagi nagu päris neid õigeid retrosid ei ole ja me mõtlesime, mis mõttes ei ole, on ju. Ja mis siis ikka, jõudsin 4:30 öösel koju, tunnikese nutsin, et mis mõttes meil asjad siis nii halvasti on ja siis võtsin Google'i lahti ja hakkasin siis sügavuti minema, et mida siis päriselt tähendab üks hea retro, on ju. Ja sealt ma läksin hästi palju selle agiilse lähenemisega väga-väga sügavale, et tegelikult see, et sa teed neid praktikaid, ei anna veel tulemust, vaid tegelikult sa pead aru saama, et mida sa millegagi saavutada tahad, mis on need eesmärgid ja kuidas siis neid hästi läbi viia, et retrodega olen ma tohutult palju tegelenud, sellepärast, et väga paljud tiimid ütlevad, et retrod on aja raiskamine, mina ütlen, et kui neid nagu teha ebaefektiivselt, siis on aja raiskamine, aga kui sa teed neid hästi, siis see on nagu tohutu võimendus, mis see tiimile annab. Ja tänu sellele siis et ma läksin sellistesse agiilsetesse lähenemistesse hästi sügavuti, ma hakkasin märkama seda, et kuidas tegelikult siis, mis see tiimitöö üldse tähendab, et tiim ei tähenda seda, et me võtame need 4 inimest, paneme ühte ruumi istuma ja nüüd nad on tiim, vaid tegelikult see tähendab seda, et nad päriselt õpivad teineteist tundma, nad teavad teineteise tugevusi, nõrkusi, nad võimendavad teineteise tugevusi,
nad kokku moodustavad selle, mida nagu on vaja, et saavutada parim tulemus ja kuidas siis seda nagu pidevalt teha, sest iga tiim on erinev, sa ei saa nagu võtta, et by the list on ju, teha asju ja siis toimib, no ei toimi, et sa nagu pead sinna sisse minema ja lihtsalt siis ma ühel hetkel nägin seda, et vau, mismoodi üks tiim toimida võib, et seal on see sünergia ja see võimenduskoht sees, mis siis tuleb just sellest ühisloomest, mida sa üksinda ei saa mitte kunagi saavutada. Väga hea, aga sa siin mainisid ka juba, mainisid nii-öelda retrosid kui ühte sellist nii-öelda metoodikat või tööriista, et kas sul selle aja jooksul võib-olla endal tekkis veel mingeid selliseid oma lemmikuid, et mida sa nägid, et toimib hästi sinu tiimi peal? Jah, minu jaoks retro on nagu koht, aga kuidas seda läbi viia, siis on seal selliseid erinevaid viisi, et ma ei tee nagu iga kord sellist ühtede küsimustega traditsioonilist retrot, aga mis mulle näiteks meeldib, mingisugused sellised väiksed vihjed, siis mulle meeldib retrosid lõpetada alati küsimusega, et kas keegi tahab kedagi kiita või tänada. Et noh, jällegi, et tegelikult ju retro on selline konstruktiivne kriitika, aga kuidas siis nagu tuua seda positiivsust ka veidikene juurde, et see on üks hästi lihtne nipp. Enamasti, kui on Eesti tiimid, siis esimene kord sind vaadatakse suht lolli näoga, et mida sa nüüd küsisid. aga siuksel 3. korral sa juba näed, kuidas inimesed lähevad elama seal sees ja 4. korral neil on ette valmistatud, kuidas sellele vastata. Et jah, ta toob seda positiivset külge, et jah, asi siis, et sellisele tähistamisele ja tähistamine minu jaoks ka ei tähenda seda, et lähme õhtul baari, vaid just see, et kuidas teda tegelikult siis töö sisse tuua, et see on võib-olla üks selline külg. Siis retrode sees olen mina teinud ka sellist asja nagu nii-öelda teamwork canvas, sellele leiab hästi palju erinevaid template'e internetist, ükskõik milline siis parasjagu sobib, aga jah, jällegi ka see, et sa võib-olla nagu astud sammu eemale sellest, et vaatad ainult, ma ei tea, viimast 2 nädalat või viimast kuud, vaid vaatad, et kus me tiimiga oleme ja kuidas me tiimiga koos töötame, et võib-olla sellised praktilised näited. Väga, väga head näited, aga ma ei tea, kas niimoodi protsentuaalselt isegi võib-olla raske öelda, aga mis ma korraks mõtlesin, et ongi, et iga tiimi osas on selline mingi osa tööst, eks ju, on see nii-öelda operatiivtöö ja koosolekud ja stand-upid ja nii edasi ja siis on nagu need nii-öelda natukene kas pikemad vaated või tagasivaated, edasivaated, eks ju, strateegiad, et kuidas sina ise tunnetad, et või sinu kogemusest, et kui suur osa ajast peaks nagu minema ühele või teisele, et Jaa, koosolekud üldse on ju hästi hea teema, et kuidas ja kui palju. Mingis mõttes ma olen hästi seda usku, et ja kui ma ka juhtisin ettevõtteid, siis mu üks põhimõte oli, et mida vähem reegleid, seda parem. Ehk et mulle ei meeldi reeglid. Reeglid on piiravad. Reeglid tegelikult võtavad inimestelt selle loomingulisuse ära ja siis ongi nagu see, et inimesed lihtsalt vaatavad, ahah, see ja see reegel on ju, siis ma ei tea, ma pean tegema seda ja see, nad ise enam ei mõtle. Ja siin on tegelikult nüüd samamoodi see küsimus, et kui suur osa üks või teine, siis ma arvan, et nii kui sa hakkad sellisesse kohta ka nagu reegleid panema, siis ta läheb nagu käest ära, et siis on ühel ajahetkel see, et me peame nüüd kuidagi selle aja täis tegema ja teisel ajahetkel see, kus võib-olla tõesti tiim nagu on natukene segasemas kohas ja peaks võtma rohkem sellist nagu ülesehitamisaega, et siis nagu hakatakse piirama ennast, et see sõltub lihtsalt väga tugevalt sellest, et kus faasis tiim on, kuidas ta koos toimib ja mingil ajahetkel tegelikult nagu, ma ei tea, 90% operatiivsed asjad, mingil teisel ajahetkel on vaja see baas paika saada, et siis järgmisel hetkel jälle olla nagu hoopis paremas kohas.
Aga kui tihti, see natuke selle eelmise küsimuse jätk, aga kas, ma tean, et ei ole head võib-olla numbrit, aga kui sa kas või praegusest oma startupi ülesehitusest vaatad või et kui tihti peaks sellisele oma nagu strateegilisele vaatele nagu pilgu heitma või seda nagu koos nagu läbi arutama ja et on see nagu erinevad ettevõtted on, osad teevad, ma ei tea, 1 kord aastas, osad teevad võib-olla paari aasta tagant, osad teeb iga kvartal, et strateegilisele vaatele jah, siin ma ütleks, et võib-olla oluline roll on selles, et kui palju teed sa innovatsiooni, ehk et kas sa nagu oled kohas, kus sa tegelikult ei tea, sul on väga palju seda teadmatust ja nagu pidevalt sulle tuleb seda infot peale, kus sa siis saad selle aluse, et strateegiat muuta, et siis vabalt nagu korra kvartalis, aga jah, samas nagu strateegia ise on ju ikkagi stabiilne asi, et seal sees tegevused võiksid muutuda, et mis üks viga, mida ma võib-olla olen näinud, ongi see, et strateegia tehakse liiga tegevustepõhine. Ja kui su strateegia on tegevustepõhine, siis juhtub see, et sa pead hakkama seda tihti muutma. Aga kui su strateegia on ikkagi selline põhimõtteline olemuslik, et kuidas ja millega me üldse tahame liikuda ja tegevused seal sees on need, mida sa iga päev paika paned, siis sa pead strateegiat muutma ainult siis, kui sul tõesti nagu tuleb turult mingi tugev signaal, et sellist asja ei vaja, et minnes nüüd näiteks tootejuhtimise maailma, et see on ka üks nagu koht, kus tootejuhtimises on hästi palju seda raskust, et tehakse plaane nagu tegevuse põhiselt ja mitte siis sellise output versus outcome on see hästi tüüpiline nii-öelda vastasseis siis tootejuhtimises, et jah, et kas sa nagu alustad sellest, et mida ma soovin saavutada, siis sa nagu teed sellise turu-uuringu mingis mõttes, et mida päriselt kliendid vajavad ja alles siis lähed sinna lahenduse ossa, on ju. Ja siis neid lahendusi võid sa seal iga nädal muuta, sest sa kogu aeg õpid. Või siis jah, nagu öeldaksegi, et strateegia on see suur roadmap selleks aastaks, kus me teeme need ja need asjad. Siis ongi, et 2 varianti, kas sa võib-olla vahepeal liigud aasta aega vales suunas, on ju, või tegelikult sa muudad väga tihti strateegiat, mis inimestele mõjub hästi segadust tekitavalt. Okei, aga sina ise nagu enda vaates siis kumba soovitaksid täna? Ja mulle ikkagi meeldib see eesmärkide järgi juhtimine ja see, enne me siin rääkisime koostööst arendajate ja arendustiimide vahel, siis minu jaoks on hästi oluline ka tegelikult koostöö näiteks organisatsioonis müügiturunduse ja arenduse vahel, ja siin nüüd ongi see jällegi, et kui juhtkond paneb eesmärgid erinevad, ehk et turundust mõõdetakse ühtede asjade järgi ja tegelikult tootemeeskonda, tootearendusmeeskonda teiste järgi, siis nad liiguvadki eri suunas, on ju, ja siis neil on ka erinevad tegevused ja nad omavahel nagu ei koordineeri, et kuidas tegelikult neid kogemusi nagu kokku panna, nii et nad täiendaks teineteist, et nad oleks koos loomine, mitte nad ei liiguks siis sellistes eri suundades, et hästi hea näide, millele ma siin enne viitasin ka, oli see, et meil üks suurim klient oli siis parkimisvaldkonnas tegutsev ja tänapäeval see on tavapärane, aga sellel hetkel see oli päris suur innovatsioon, et tehti siis Taanis selline lahendus, kus inimene läks kaubamaja parklasse ja ei pidanud mitte midagi tegema, ehk et põhimõtteliselt nagu loeti ta autonumber ja läks automaatselt parkima kõik. Tundub nii hea ja nii mugav, inimene ei pea midagi tegema ja tehniline lahendus toimis, kõik töötas. Aga mis juhtus, oli see, et inimesed läksid sinna kaubamajja ja olid nagu totaalses kaoses, et mis ma nüüd tegema pean ja kuidas ma parkima saan ja neil tekkis see hirm, et nüüd ma ei ole pargitud ja et tegelikult nagu turundus ja arendus ei olnud omavahel siis seda koosloomist teinud, mõeldes, et kuidas seda lahendust inimesele ka selgeks teha. Ja siis ongi jällegi see, et liigutakse eri suundades ja sealt ei tule seda ühist tulemust ja ma olen siis hästi tugev selle pooldaja, et pigem ikkagi jagada rohkem, mida keegi teeb. See ei tähenda seda, et
nagu üks roll läheks tegema teise rolli asja, aga et seal sees siis oleks selline jällegi koosloomine, et me liigume ühes suunas ja me tahame nagu ühte ja sama asja saavutada ja lihtsalt mina panustan ühe poolega, sina panustad teise poolega, aga me oleme nagu süngis omavahel. Väga hea, mulle ka sinu jutu peale meenus, et kui ma ise veel startupis olin küll siis turunduse poole peal, et siis jah, et meil ka olid erinevad koosloomesessioonid, kus tavapäraselt turundusel on ka müük on kaasatud, eks ju, vahest ka nagu customer nii-öelda successi osa, toote pool ka, aga nagu arenduse pool nagu tihtipeale vähem, aga jah, et see kindlasti see toote poole nagu esindatus turunduse, mis iganes strateegiate nagu loomisel on nagu niivõrd oluline ja seda võiks nagu üha rohkem olla. Aga mis ma veel tahtsin küsida, kui me ennem seda saadet rääkisime siin, siis sa korraka tõid välja, mainisid ka seda, et sa hästi nagu ühelt poolt usud koosloomesse, aga samas sa ei arva seda, et alati peaks konsensuseni jõudma. Et võib-olla sa avad natukene seda vaadet just selles koosloome vaates. Jaa, et see on nagu ülitore, kus siis alguses otsustatakse, et okei, nüüd hakkame nagu kõik koos tegema ja siis kutsutakse kõik inimesed igale poole, on ju, ja siis see sama küsimus, mis sa enne küsisid, et kuidas see protsentuaalselt jaguneb, on ju, siis lähevad kõikidel kalendrid täis, on ju, ja siis tekib see vastupidine efekt, et seda nii-öelda sisulist tööd ei jõuagi teha ja see pole kindlasti eesmärk, et selles mõttes ma arvan, siin on erinevaid elemente siis millele tähelepanu pöörata. Alustades siis tõesti sellest, et minu jaoks alati ikkagi on igas valdkonnas või igas tegevuses keegi, kes vastutab ja kes teeb lõpliku otsuse, et see on see inimene, kellel on just selles kohas kõige paremad teadmised, et jah, et turunduses sa nagu väga arendavad megaloomingulised inimesed oskavad väga häid turundusettepanekuid muide teha, soovitan proovida. aga nagu kokkuvõttes neil ei ole seda turunduse tausta ja neil ei ole seda kogemust, et siis ju ikkagi nagu see üks inimene peab olema, kes teeb seal nagu need otsused ja toote osas ka, et ikkagi tootejuhil on kõige parem see tootetunnetus, ehk et temal peaks olema see otsustusõigus, et mida siis lõpuks katsetada või ära teha. Palju nagu tehakse seda, mis on ka nagu väga kurb, kui nii-öelda ettevõtte juhid ei anna tegelikult tootejuhile seda otsustusõigust teha tooteotsuseid, et siis need tootejuhid kipuvad muutuma projektijuhtideks, kes lihtsalt vahendavad, aga tegelikult neil peaks olema siis toote osas see vastutus ja arendajatel siis kokkuvõttes peaks olema see vastutus ikkagi, et millised tehnilised lahendused nad teevad, et jah, sa nagu mõtled ühiselt läbi, kuhu me jõuda tahame, mis siin nagu potentsiaalsed koostöökohad on, aga see siis jah, ei nagu selgelt ka iga asja juures teada, et kes lõplik otsustaja on ja kellel on nagu kõige parem pilt sellest tervikust, et kunagi tegime palju, üks väiksem meditsiini startup oli Rootsist, kellega tegime palju koostööd ja Rootsis on hästi tugev konsensuskultuur ja siis sealt nagu lõpuks aasta peale seda, kui me neile ehitasime lahendust, nad ütlesid, et selle ajaga, kus meie oleksime jõudnud otsusele, et mida nüüd teha, on teil süsteem valmis, on ju. Et jah, nagu otsustusõigus pluss nagu see julgus ja vabadus proovida, et kui sa proovid väikeste sammudega, sa õpid nii palju kiiremini kui see, et sa nüüd mõtled seda ideaalset lahendust ja sa ei õpi, et tootes on see ülioluline, et sa kogu aeg väikseid asju testid kasutajate peal, vaatad, õpid, täiendad, muudad, ja sellepärast nüüd ongi see, miks sa ei saa teha sellist pikaajalist funktsionaalsust ja projektiplaani, sest siis sa ei võta arvesse kasutajate pidevat tagasiside õppimiskohti, aga kui sa teed väiksete sammudega, et liikuda mingi eesmärgini, siis sa nagu mingeid asju muudad iga päev, aga samas see suur pilt on sul selgelt ees, et jah, see on kindlasti see üks pool, et otsustusõigus ja võimalikult väiksed sammud. Futuristi, need, kes meil juba kuulavad, teavad, et Futurist teeb meil neid disainisprinte, mis on nagu nii-öelda väiksed kiired sammud, eks ju, et 4 päevaga saad liikuda sinna, kuhu rootslased, ma saan aru, jõuaksid paari aastaga. Aga sa enne mainisid ka seda, et kuidas on, et see konsensusena jõudmine, et vahest raskendab ka see, et ja ma enda kogemusest ka mäletan, et kui olid meil
ma ei tea, mingid tiimipäevad või mingid töötoad, et olid need siis tootekesksed või turunduse ja müügikesksed, et siis on justkui tahtmine, et ma tahangi, et et peaks kõiki kaasama või et hästi raske on vahest otsustada, et keda kaasata, keda mitte ja inimesed tunnevad, mõned tunnevad ennast kuidagi eemale jäetuna ja et siis, et kuidas nagu valida siis nii ja kuidas nagu ka inimestele, nii et need ei tekiks seda nagu halba tunnet kuidagi, et nad ei ole nüüd olulised, kui nad ei ole näiteks sinna töötuppa kutsutud, et on sul jagada mingit nippe äkki? Jaa, ma olen iseenesest hästi tugevalt avatud kultuuri pooldaja, ehk et juhina ma alati jagan väga palju. Aga nüüd siin on nagu see küsimus, et mis meetodid pidi. Ehk et kõik ei pea käima läbi koosoleku. Koosolek minu jaoks tegelikult on see koht, kus arutatakse keerulisemaid asju. Minu jaoks raporteerimiskoosolek ei ole üldse kunagi põhjendatud. Ehk et nagu üleüldse, millele me teeme koosoleku ja mida me saame lihtsal viisil jagada. Et isiklikult olen tugevalt Slacki usku, seal nagu kanalid, kõik arutelud on avalikes kanalites, kes tahab, läheb ja loeb, kes ei taha, ei lähe ja ei loe. ja nagu sellised ettevõtte juhi poolsed siis kokkuvõtted, tegevused, jällegi jagan alati, keda ei huvita, see on ka okei, aga see võimalus on olemas. Aga nüüd ongi see koht, et üks asi on siis selline pidev jagamine ja teine asi on see, et keda ja kuhu siis täpsemalt kaasata. Esiteks, minul on siin üks põhimõte hästi tugevalt, et inimestele endale ka jätta see vastutus. Kui sa tuled kohale, siis ole kohal. Ehk et, ja see on ka asi, kus ma olen ka siis väljakutseid on see mulle pakkunud, et nii-öelda ühest küljest siis saadagi aru sellest või nii-öelda anda seda edasi, et mu ootus on, et kui sa oled kohal, ole mõttega kohal ja teisest küljest siin on nüüd tuleb mängu nagu see osa ootust, et kelle puhul ma siis ootan, et ta päriselt nagu oleks kaasatud ja kelle puhul see on siis vabatahtlik, et tõesti oled aktiivne ettevõttes, tahad kaasa rääkida, oled teretulnud, on ju, aga nagu mõnedes rollides jällegi see on selline, et ma igal juhul ootan, et sa oleksid siin nagu nii-öelda mõtetega kaasas ja ma arvan, et see on, selle kohta on hea sõna, et expectation management, et olles siis ka startupi juhtinud ja ettevõtet juhtinud, siis kindlasti olen sellega eksinud korduvalt, et kuidas tegelikult siis neid ootusi omavahel jagada, et kelle puhul, mis osa on see, et väga tore, kui sind huvitab, sul on nagu võimalus panustada, et ma jagan infot ja kelle puhul siis on see, et ma päriselt ootan, et sina oma rollis ka siin kaasa mõtleksid. Et see on, ütleks, et need ootused, mis siis on vaja selgeks rääkida. Jah, ma selles mõttes olen absoluutselt nõus, et need mõlemapoolsed ja lõpuks on ka see, et mõlemapoolne nagu see on ka selline mõlema aja, eks ju, väärtustamine, et ma tegelikult, et kui teine pool võib-olla tuleb lihtsalt kuulama, aga tal ei olegi midagi panustada, et siis tegelikult ta mingis mõttes ju võtab aega ära nii selle grupilt, kes ta aktiivselt koos töötab, kui ka tegelikult võtab tema aega ära, eks ju. Ja sellepärast tänapäeval ju on video tegemise võimalused ja nii edasi, ja miks me ka GoThinkeris väga ikkagi hoiame seda gruppi sellisena, et inimesed, kes tahaksid seal võib-olla ainult kuulata, me ei võta neid gruppi, sest nad tõmbavad selle grupi energia alla, et väga tore on ju, kui see ei ole sinu teema, loe pärast seda memot, on ju, et seda me jagame nagu Slackis, et nagu see nii-öelda selline ja see toimib ka teistpidi tegelikult, et see jagamise osa seal on oluline, et inimesed julgevad mitte koosolekule tulla, sest neil ei ole seda hirmu, et kui ma sinna ei lähe, siis ma jään millestki ilma, et sa tead, et sa pärast nagu mingid siuksed bullet pointid või otsused saad nagunii teada, sa tead, et sul sinna arutelusse ei ole midagi nagu panustada, järelikult ma ei kuluta enda ja teiste aega ja ma ei lähe sinna kohale, et see nii-öelda kanalite tasakaal siis, mida tänapäeva maailm pakub, ma arvan, on oluline. Ja mul selle koosolekute kutsetega meenus, et ma kuskil nägin ka mingit nalja, et oli, et meil on meil on kogu aeg see soov, et kui mingi koosoleku kutse tuleb, siis esimene asi on accept, on ju. Siis tuletati meelde, et tegelikult on 12 nuppu ka, et kui sa decline'i taha panna, et siis on ka küsimärk, et õige, et vajuta küsimärk ja küsi lisa, et kas mu kohalolek tegelikult loob väärtust, eks ju, mõlemapoolselt.
aga sul on väga pikaaegne kogemus ka ettevõttejuhina ja täna lood oma ettevõtet ja sellisest ka strateegilisest vaatest ja nüüd on selline sügise algus ja liikumas vaikselt nagu nii-öelda aasta lõpu poole, paljud ettevõtted ka vaatavad sellist pikemaajalist ja strateegilist vaadet, et mis sinul on võib-olla sellised ma ei tea, enda kogemusest head näited, et kuidas sellist nagu strateegilist fookust paika saada või mis on toiminud sinu kogemusest? Ja see fookus on midagi, mida arvasin enne, et täitsa nagu oskan ja siis läksin startupi tegema ja sain aru, tühjagi ma ei osanud. et jah, see fookus on tegelikult väga raske. Hei, kas soovid oma meeskonna koostööd tõhustada ja innovatsiooni kiirendada, kuid vajad abi tiimi ühise tarkuse avamisel? Siis võta julgelt ühendust. Aitame sul kavandada just sinu tiimi vajadustele vastava töötoa. Ja kui soovid oma meeskonna fassiliteerimisoskusi edasi arendada, küsi lisa ka meie sisekoolituste kohta. Ja mind aitab alustuseks selline asi nagu põhjatäht. Ehk et siis tarkvaraarenduse ettevõttes näiteks ka viimasel aastal, kui ma alustasin seal strateegia tegemist, siis esimesel aastal meil oli 47 mõõdikut. Arva siis aasta lõpuks on ju, et kui palju ma jooksvalt olin neid vaadanud on ju, no ei olnud, nad olid mingi kohustus, et aeg-ajalt pead siis nagu justkui vaatama, aga nad tegelikult ei aita sind. Ja siis ma järgmisel aastal olin juba targem, et olid ikkagi sellistel strateegilistel suundadel, igal suunal võib-olla 1-2 mõõdikut, kokku siis 10 võib-olla. Ja viimasel aastal meil oli näiteks väga selge siis üks põhjatäht, et me otsustasime, et kuna ettevõte tahab laieneda, siis me mõõdame müüdud tunde uutele klientidele. Ja seal oli nagu erinevad arutelud, et kas nii-öelda rahaline väärtus või tunnid või kas nagu klientide arv mõjutab või just see, et kui palju ja läbi erinevate arutelude just, et mis meile siis tähtis on, me jõudsime selle mõõdikuni. Ja kas ta nüüd oli õige või vale, on raske öelda, aga ta oli väga selge. Ja mulle ta selles mõttes väga meeldis, et ta päriselt ka aitas siis iga päev teha neid otsuseid, iga kuu vaadata üle, kuidas sellega läheb ja sa prioritiseerid oma töid tõesti. Ja see on see strateegia häda, et tihti ta on mingi kauge asi kuskil, aga mis strateegia olema peaks, on ju see, mis aitab meil teha täna pisikesi otsuseid. Ja kui ta on selge, siis ta aitab seda ja seal puhul ma nagu nägin tõesti, et me leppisime kokku, mis on see üks meie jaoks kõige tähtsam asi, see aitas teha neid valikuid ja kokkuvõttes me põhimõtteliselt hästi natuke vist jäi puudu, aga põhimõtteliselt täitsime täpselt nagu eesmärgi, aga seda ei oleks juhtunud, kui me ei oleks nagu seda nii selgelt enda jaoks ära defineerinud, et see on jah see, mida ma paljusid ettevõtteid toetades ka näen, et nad tahavad joosta jah igas suunas ja siis on see hästi hea lause, et start finishing, stop starting. ja ega ise ka on ju kokkuvõttes Codethinkerit hakkasime tegema, siis samad vead ikka tegin ise ka läbi, et tahad kõike kiiresti ja palju ja siis ühel hetkel nagu ei jaksa mitte midagi. et need vead võib läbi teha, võib ka teistelt õppida, aga jah, see nagu alati jõuab sinna, et kokkuvõttes mida selgem sul on fookus, seda kaugemale sa jõuad ja nii lihtsalt on ja sa võid proovida teistmoodi, aga see on keeruline. Alati on jällegi loogika piirid, aga ikkagi jah, mingis mõttes tuleb jah seada ja Codethinkeriga ka, ma näen täna seda hästi palju toetavaid inimesi on, kes nagu väga fännavad seda, mis me teeme ja tahavad kaasa aidata ja kõik pakuvad ideid välja, te peaks sinna minema, ühel hetkel ma sain aru, et okei, et ma pean hoidma oma fookust, ma pean õppima ei ütlema, et vastasel juhul nagu ei juhtu üldse mitte midagi. Kas sa mainisid seda, väga hea, et sa mainisid seda põhjatähte, et kuidas sellele jõudmine oli, et kas see oli ka keeruline protsess või tuli see teil kuidagi niimoodi lihtsalt välja, et nii palju, kui sa mäletad sellest veel? Kuna meil oli siis nii-öelda need ebaõnnestumise aastad ees, kus me olime näinud, et 47 mõõdikut ei tööta, siis ma ütleks, et lõpus juba oli ikkagi lihtne.
Aga jah, seal oli nii-öelda see ajalugu taga, aga paljude ettevõtetega töötades ma näen ikkagi, et see on raske ja võib-olla veel kõige keerulisem on see, et noh, üldiselt tahetakse öelda, et see nüüd on kasum või käive, aga noh, kui nüüd vaadata sellist tootejuhtimise vaates Põhjatähe definitsiooni, siis see ütleb, et see ei tohiks üldse kunagi olla rahaline, on ju. Et noh, raha järgneb sellele, kui sa teed head tööd, noh ja nüüd ongi, siis nagu läheb raskeks, et noh, CoThinkeri puhul näiteks meil olid ka arutelud, et kas meile on tähtsam nii-öelda olemasolevate gruppide siis engagement ja rahulolu või meil on tähtsam nagu saada rohkem uusi kliente. Noh, räägid investoritega, nad ütlevad kohe, et jaa, palju, kohe on vaja nagu 100 uusi kliente. Me tegime hästi teadliku valiku, et noh, kuna meie toote risk seisneb selles, et kas me siis päriselt suudame kaasa haarata kasutajaid, et meie jaoks on tähtsam see, et me saame need eduelamused kätte, me õpime, kuidas jõuda eduelamusteni, kuidas jõuda selleni, et tiim koos toimiks. Et pigem vähem kasutajaid, aga et jah, et mõõdame just seda, et nad tulevad tagasi ja et nad tulevad ka kohtumisele kohale. Aga sellised arutelud tiimiga on väga kasulikud, sest noh, jällegi siis pärast nagu on nii palju lihtsam teha neid otsuseid nii turunduses kui mujal. Ja et see, mis sa kirjeldasid ka sellest 47 või 46 mõõdikust, et see ka me ise teeme ka väga erinevate tiimidega koostööd ja ka just neid strateegiapäevi ja töötubasid, et siis tihtipeale jah, et on hästi palju erinevaid tegevusi, mõõdikuid, aga nagu sa ütlesid, et see põhjatäht on tegelikult tihtipeale puudu. Et nimetame ka hellitavalt seda selliseks põhjatähe otsingut retkeks nii-öelda, et saab oma põhjatähe paika saada. Aga sa rääkisid siin, jagasid seda strateegia ja fookus nii-öelda väljakutset tiimi vaates, et sa oled pikka aega nii-öelda tiime juhtinud, et mis selliseid võib-olla õppetunde, väljakutseid ka täna nii-öelda siis iduettevõtte juhina sa kõige nii-öelda rohkem oled kogenud või mida sa saaksid nii-öelda jagada, tahaksid jagada? Üks on minu meelest ka see, et alati arvatakse, et rohkem inimesi on parem. Sellepärast siis saab ju rohkem teha. Efektiivsus. Tootlikkus kasvab nii-öelda vana. Et paneme siis 5 inimest juurde, siis me saame need asjad tehtud. Et ma olen seda näinud varem ja nägin seda väga valusalt ka ise siis startupi ehitades, et alustasime 7 tol hetkel, mõtlesin, näe, kui lahe on ju, et nii paljud inimesed usaldasid, tahtsid kaasa tulla, on ju. Noh, ja väga tublid inimesed ka veel kõik ja siis ühel hetkel leiad ennast nagu kohas, et okei, 7 inimese, see on juba suur tiim, et tegelikult tiim ei tohikski olla siuke üle 6 inimese, et sul läheb nagu nii palju rõhku selleks, et nüüd juhtida, jagada, toetada inimesi, mentordada ja siis samal ajal sa nüüd ehitad nullist ettevõtet ja peaksid nagu seda looma, et nope, ei töötanud. et oli nagu tegelikult väga valus õppetund, tagantjärgi tundub jah, siuke elementaarne, aga ikka jälle pidi enda peale läbi proovima. Aga sama asja tegelikult ma näen paljude ettevõtete peal ja seesama maailma nii-öelda probleem, et arendajatest on puudus. Ma väidan, ei ole arendajatest puudust, et enamik ettevõtteid selle asemel, et öelda, et meil on 100 arendajat juurde vaja, neil võib-olla on vaja poole vähem arendajaid kui täna, kui nad seal taga teeksid paremaid strateegilisi ja tootejuhtimise otsuseid, et jah, see nagu reaktsioon tuleb, et me ei jõua nagu arendusega nii kaugele, kui tahaks, järelikult meil on juurde vaja. Et jah, see nagu on üks selline tiimide juures hästi tugev element, et ja kui tiim nüüd läheb suuremaks, siis tuleks juba nagu jaotada mitmeks tiimiks, kellel on ka jällegi oma fookus, oma eesmärgid, sest kui sul juba mul on ka olnud selline 12 arendajaga tiim, ilmselgelt seal nii-öelda see maht läheb nii suureks, et sa enam ei suuda hoomata, mida teised teevad, ja järelikult see tiim on liiga suur, et siis jagada ta tükkideks ja leida siis igale tiimile selline äriline nagu
funktsioon või et noh, kuidas nemad seda äri toetavad, et see arendustiimide topoloogia on ka üks mu hästi kirge tekitav teema, millega ma näen, et palju eksitakse, et siis nagu umbes hakatakse arendajaid tiimidesse jaotama, et Saksamaa tiim ja Eesti tiim, mitte selle asemel, et vaadata, ma ei tea, onboarding tiim ja engagement tiim ja midagi muud, et või siis noh, mis iganes moel seda, kuidas saab jagada, on väga palju, aga tegelikult see topoloogia peaks toetama seda ettevõtte üldist strateegia siis ülesehitust ja jah, et see rohkem ei tähenda parem, et rohkem, aga me tekitame alati endale seda koosloometööd juurde ja tihti nagu sellega hoopis killime selle ära ja siis oleme ise hädas ja mõtleme, miks meil saamatud inimesed on. No ei ole saamatud inimesed, aga nad enam ei saa nagu seda sisendit, mis aitaks neil olla loominguline ja hea oma töös. Mulle hästi meeldib jah see mõte, et ma ka olen väga sageli näinud seda, et esimene asi, et kui on mingi probleem või mure, et võtame inimese juurde, eks ju, et see ei peaks olema nagu esimene mõte, et esimene mõte pigem on see, et sa vaatad, et kas ma saan seda nagu olukorda kuidagi muud moodi lahendada või et seal on see, kus tegelikult sa saad mõelda loovalt ja võib-olla innovaatiliselt ja et ei pea kohe värbama selle peale. Aga väga lahe, me oleme väga siin erinevaid teemasid juba käsitlenud, et võib-olla sellise kokkuvõtva vaates, et kui sa natuke nagu nii-öelda tulevikku vaatad, et ma ei tea, kas see on siis nii-öelda GoThinkeri nagu tulevikumõtted või kuidas sa ise näed kogu seda koosõppe ja koosloome valdkonda, et võib-olla korraks selline väike tulevikuvaade, et kuidas sina näed seda tulevikku selles valdkonnas? Mina näen, et seal see tulevik on. Ehk et ma näen järjest rohkem ikkagi seda, et ettevõtted muutuvad ja kes muutuvad, nad lihtsalt liiguvad nii palju kiiremini, et ühel hetkel on see konkurent nii-öelda sa jääd lihtsalt konkurentsis maha, kui sa ei saa seda koosloomet oma ettevõttes tööle. Et võib-olla seda 10 aastat tagasi veel ei olnud, sellepärast et ikkagi vähemalt siin Euroopa vaates on olnud selline hästi hierarhiline, klassikaline stiil, aga nii-öelda neid näiteid ajaloost muidugi ei ole midagi uut ja neid näiteid ajaloost on väga palju, et kuidas kõik suuremad asjad ikkagi mingis mõttes on saavutatud koos, aga lihtsalt kuna ta järjest rohkem tuleb ettevõtete kultuuri, siis ma arvan, et sellise 10 aasta pärast on nii-öelda survival küsimus, et kui sa ikkagi seda ei oska luua, siis tegelikult sul on väga raske äris elus püsida. Aga kuidas sa näed seda koosõppevormi, et kas sa näed, et näiteks, ma ei tea, 5 või 10 aasta pärast siis selline traditsioonilised koolitused kaovad täitsa ära, et on see nagu koosõppe nagu selline tulevikuvorm? Ei, ma ei arva kunagi, et traditsioonilised koolitused ära kaovad, ma lihtsalt arvan, et inimesed teadvustavad rohkem, mis faasis neil mida vaja on, et kui sa tahad õppida midagi enda jaoks täiesti uut, siis on ju koolitus nagu väga õiges kohas või kui sa tahad millegiga minna nagu ühe asjaga sügavuti, et sa tahad päriselt aru saada näiteks mingitest UX-i tehnilistest asjadest ja minna nagu sinna sügavuti sisse, siis on koolitus suurepärane ja mitte miski ei asenda seda, aga nüüd ongi nagu need erinevad vormid, et konverentsile ma lähen võib-olla selleks, et saada sellist lennukat inspiratsiooni, koolituse ma lähen selleks, et saada nagu detailset uut teadmist ja Mastermind gruppi ma lähen selleks, et mingisuguseid uusi ideid siis oma elus päriselt siis töösse rakendada, et nad on erinevate eesmärkidega ja neil on kõikidel koht. Täiendavad üksteist lõppkokkuvõttes. Aga väga hea, et võib-olla siis selline viimane küsimus veel, et meil on tavaliselt siin lõpus ka sellised nagu soovitused, et kui sul omalt poolt oleks anda veel meie kuulajatele, kelle seas on nii tootejuhte kui ka ettevõttejuhte, et paar sellist soovitust siin sügiseseks tarkuse kuuks, et mis sa tahaksid omalt poolt veel jagada? Soovitust näiteks siis
Soovitaksin jälgida sellist inimest nagu Martti Kaagan, kes seda veel ei tee, ja tema raamatuid. Nad on hästi sellised üldised, ehk et nad ei lähe detaili. Võib-olla mu enda jaoks isegi selles mõttes natuke kohati on pettumust valmistanud, aga ma ikkagi nagu näen, et see selline San Francisco tootejuhtimise grupp, mis nad on ja sõnumid, mida nad maailmale annavad, et nad on väga põhjendatud, seal on taustal väga tugevad sellised uurimused ja nad on nagu, võin enda pealt öelda, ikkagi vägagi toimivad, et selles suunas seal on sinna sisse minnes, siis tegelikult võib-olla detailses vaates on isegi paremaid materjale lugemisi, aga see on hea koht, kust alustada, et kuidas siis tegelikult võiks sellises kaasaegses maailmas organisatsiooni ja tootejuhtimist üles ehitada. Ja siis mõtlen, kas mul midagi sellist head on veel, et kindlasti soovitan tegelikult ka aktiivselt vaadata võib-olla LinkedInis ringi, et viimased 2 kuud olen endale andnud ka puhkuse LinkedInist, aga tegelikult tundsin, et eelmisel aastal, kus ma olin seal päris aktiivne, et tegelikult just selles valdkonnas, mis sind huvitab, siis sealt leida nagu endale need inimesed, kes on selles võib-olla natuke kaugemale jõudnud või kuidagi inspireerivad, siis ma ütleks, et tegelikult päris vahva platvorm, kui sinna sisse minna, et ei ole nagu müügiks ainult mõeldud, kuigi seda seal ka palju tehakse paraku, aga tegelikult ka selline teadmiste jagamine ja vaatamine, et on tore ja hästi vahva, et seal tegelikult paljud ka sellised spetsialistid hakkavad ka järjest rohkem jagama oma kogemusi, et vahel nagu ongi see, et nagu näha endale sarnasemas kohas olevate inimeste kogemusi on isegi väärtuslikum kui kuskil väga kaugel olevate inimeste omasid. Väga hea, aga suur tänu sulle, Aive, nende soovituste eest. Me paneme selle lingi ka, kui sa pärast jagad sinna saate kirjelduse juurde. Aga aitäh, Aive, saatesse tulemast ja selline tuli siis tänane kasvuminutite episood ja siis järgmise saateni. Kui sulle saade meeldis, siis jaga julgesti. Saade on järelkuulatav Apple, Spotify ja teistes podcastide rakendustes ning YouTube'is, kus leiad kõik varasemad episoodid. Lisaks loe ka meie blogi futurist.ee veebis. Kui sul on mõni teema, mida kindlasti tahaksid kuulda või külaline, kes sind huvitab või soovid hoopis ise kogemust jagama tulla, siis võta minuga julgelt ühendust andres@futurist.ee. Aitäh, et kuulasid ja kohtumiseni järgmises saates!